Eelmine omavalitsust on ühinenud Jõgeva vallaks. Mida nüüd see sündmus tähendab tänasele Torma vallale? Torma vallavanem Triin Pärsin. Eks see on üks ajalooline hetk kindlasti. Üldse terve see haldusreform, mis üle Eestimaa on nüüd siin viimase aasta jooksul rullunud. Ja mitte halvas mõttes, vaid just heas mõttes. Et kui ma 3 aastat tagasi tööle tulin, siis ma tegelikult juba sisimas teadsin, et ega meil ei ole haldusreformist pääsu ja Jõgeva suunal liitumine on tormalaste jaoks kindlasti kõige parem variant nii majanduslikult jätkusuutlikkuse mõttes kui ka meie inimeste elukorralduse poolest. Kus hakkavad Torma valla elanikud tulevikus avalikku teenust saama? Kõigepealt kindlasti Tormast, sest nii nagu meil ju praegu ka lepingusse kirja on saanud, et on see teenuskeskus, esimese tasandi teenuskeskus Tormas ja esimesed vallaametnikud on ka Tormas, kelle poole siis saab pöörduda vajadusel. Torma vallavolikogu esimees Ülvi Nool. Kuidas algasid üldse läbirääkimised haldusreformi teemadel Torma vallale ja millised olid need pidepunktid, millele kõige rohkem tähelepanu pöörati? Algus oli väga raske. Väga keeruline oli valida pooli, kas siis minna Peipsi suunas või minna Jõgeva suunas, aga kindel on see, et otsustavaks sai, väga määravaks sai see otsus, et Jõgeva suunal olid majanduslikud võimalused meil palju paremad. Meil on palju suuremad investeeringuvõimalused, kui on seda Peipsi suunal. Ja muidugi oluliseks ja määravaks sai ka rahvaküsitlus, mida me tegime. Me oleme teinud 2 rahvaküsitlust. Esimene rahvaküsitlus oli siis valida samamoodi kas Peipsi suunas või Jõgeva suunal ja jäi Jõgeva suund ja teisel rahvaküsitlusel oli osalus 3 korda suurem ja jäi ikkagi Jõgeva suund. Et minu jaoks nagu on kõige sellisem ebameeldivam selle protsessi juures see, et haldusreform on tülli ajanud sugulased, naabrid omavahel, et kogukonnad, külad, et üks suguvõsa pooldab ühele poole, teine soovib teisele poole, et see on tekitanud väga palju sellist diskussiooni, et ma loodan väga, et riigil on peale hakkamist ja kui tuleb järgmine haldusreform, siis tehakse seda juba riigi tasandil, mitte siis sellisel kujul nagu praegu. Kuivõrd on sellest uues Jõgeva vallas mõistus ja kuivõrd tundeabielu tunnuseid? Ma arvan, et tunnetega pole see midagi pistmist. Et ma kordan ennast, et ikkagi määravaks sai investeeringud. Investeeringuid on võimalus Jõgeva piirkonnas oluliselt rohkem teha. Kui me investeerime haridusse, kooli, siis neid investeeringuid keegi enam hiljem kaasa ei saa võtta. Et see on meie jaoks väga oluline. Ja muidugi on meil lahtine see, et kui liitub siis 10 000, liitumisel on siis rohkem kui 10 000 elanikku, siis riik toetab lisaks veel 500 000 euroga. Sellele me ei ole nagu rakendust ja kasutust leidnud. Kindlasti me loodame seda siis väga mõistlikult investeerida, et sellest oleks ka tulevikus kasu. Täna on kätte jõudnud siis ajalooline hetk, kus 4 ühinevat omavalitsust, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Alamuse vald ja Torma vald on üheskoos allkirjastamas ühinemislepingut.
ühinemisleping kiideti heaks eelmisel nädalal, 22. detsembril kõigi 4 omavalitsuse volikogude poolt, kuid täna on siis käes selline pidulik allkirjastamise hetk. Aga kõigepealt ma palun siia sõnavõtuks juhtkomisjoni esimees härra Margus Kase. Täna on meil ajalooline päev ja hoolimata sellest, et tegemist on kogu riiki hõlmava protsessiga, on see ikkagi meie väikese piirkonna jaoks väga oluline sündmus. Pool aastat tagasi hakkas nagu kuju võtma see meie piirkonna kvoorum või see seltskond, kes siia ühte omavalitsusse võiksid siis koonduda. Ja tunnistan väga sügava alandlikkusega, et olen tänulik, et sellises protsessis sain osaleda, sellises positsioonis. See õpetas mulle isiklikult üsna palju. Ja mul on hea meel, et olen võinud seda teekonda läbi käia nii meeldivate ja väga asjalike inimestega. Muidugi, ega ükski teekond ei ole kerge ja ka selle ühinemise käigus oli, ma ei tea, kas siis inimesed või kes see muu ikka, et oli ka neid, kes püüdsid ka nagu takistada seda protsessi. Ja sageli ei olnud see mitte nagu sellises halvas mõttes, et nüüd näed, et selline asi, et me tahame kuidagi midagi ära rikkuda, aga inimestel ongi erinevad perspektiivid silme ees. Ja üsna sageli võib ühte sama ülesannet, matemaatikud teavad, lahendada mitut eri moodi, aga tulemus on tegelikult oluline. Aga ma arvan, et suur tänu kuulubki nendele headele kolleegidele eeskätt, kes siin laua taga istuvad, kelle abil me selle protsessi oleme tänasse punkti viinud. Ja kui veel tagasi vaadata, siis tegelikult selle protsessi kestel oli üsna mitu korda selline tunne, kas tuleb või ilmselt vist ikkagi ei tule. Selline õhkõrn jää oli kogu aeg nagu tunda ja mina õppisin sellest seda, et ilma nägemuseta ei oleks ma suutnud ka selle komisjoni eesotsas olla. Aitäh Torma esindajatele, aitäh Ülvile, kellega oleme ka mõtteid vahetanud ja osalt öeldes neid telefonikõnesid ja muid kohtumisi on toimunud nii palju, et seda ei jõua vast üles lugeda. Suur tänu teile ja usun, et allkirjad tulevad ka ilusad, aga kõige olulisem tänu kuulub minu poolt ja terve meie juhtkomisjoni poolt meie ühinemise projekti koordinaatorile. Võib seda on ausalt raske projektiks nimetada, sest tahan ikkagi rohkem kui üks projekt. Ja mul on siis Jõgeva piirkonna omavalitsuste ühinemise läbirääkimiste juhtkomisjoni nimel sulle hea meel üle anda üks väike tänukiri ja üks väike lille. Suur aitäh sulle töö eest! Ja soovin nüüd siis kõigile edu ja suur tänu kõigile. Aitäh! Lugupeetud Riigikogu liige, omavalitsusjuhid, töökomisjoni, juhtkomisjoni liikmed ja esimees, kõik volikogu liikmed ja külalised ja loomulikult koordinaator, kes seda kõike asja on siin ohjanud. Kõigepealt suured tänud teile, suured õnnitlused, et olete suure ja võimsa töö ära teinud. Ma olen näinud see juhtkomisjoni ja ka esimehe
kasvamist kõigi nende läbirääkimiste käigus, arenemist ja järjest läks see asi töisemaks, asjalikumaks. Selle üle on mul väga hea meel. Selle töö käiku võiks praegu olla nimetada või võrrelda mehaanilise kellaga, kus te panite kokku selle kella mehhanismi, arutasite hammasrataste sammupikkust, hammasrataste läbimõõtu. Nüüd on ta kokku pandud. Üks hetk peab see uus kell hakkama tööle sujuvalt õiget aega näitama. See on see hetk, kus te 4 omavalitsust peale valimisi vajutate nupule ja sulgete vanad ajanäitajad ja alustate uue ajanäitajaga. Ma usun, et selleks ajaks on veel tükk tööd ära tehtud ja ka oma inimestega palju räägitud, et see kell töötab sellisena, et iga väiksemgi hammasratas arvestab teie piirkonna inimeste arvamusega ja loomulikult tervikuna kogu uue valla arenguga. Aitäh teile veel kõigile tehtud tööst ja mul on väga suur rõõm, et Jõgeva maakonna keskel on tekkinud nii suur ja võimas omavalitsus. Tere tulemast siis Jõgeva valda. Ütlen seda teile kõigile siira hea meelega, et sõna otseses mõttes oleme nüüd ühes suures Jõgeva vallas, Jõgeva valla ühes pärlis, Kuremäe lossis ja ka tore, et see allakirjutamine toimus just siin, et kus siis veel sellist tähtsat ja pidulikku sündmust teha. Margus rääkis enne juba päris palju ja põhjalikult sellest protsessist, et kuidas see toimis ja millised tagasilöögid olid, edasilöögid ja kuidas sellise ühinemislepinguni jõuti. Mul on omalt poolt hea meel öelda seda, et midagi pärast oli Jõgeva valda võib-olla nagu nähti mitmel korral selle ühinemislepingu pidurina või takistajana või kes nagu ei võtnud vedu või aeg-ajalt ikkagi öeldi üht koma teist meile, et miks nii ja mitte teisiti. Ja ka maavanem isiklikult tundis ikka muret, et kuidas ikka kas Jõgeva vald ikka on ühinemisest huvitatud. Aga 22. detsembril toimunud volikogu istung näitas tegelikult võib öelda peaaegu vastupidist otsust, et Jõgeva vald oli üldse
omavalitsus kõige rohkem. Kui mõelda sellele, et kui palju oli neid kahtlejaid, et selle poole pealt eri, et see oli nagu hea märk, et näitas, et kõik need arutelud ja protsessid, mis olid, et need olid õiged, et inimestel tekkiski selle läbirääkimiste ja arutelude käigus hästi palju küsimusi, millele tuli vastus anda ja kõik see võttis aega ja võib-olla see asi ei kulgenud nii hästi ja sujuvalt, kui võib-olla paljud oleks seda kohe oodanud tahtnud. Aga lõpptulemus oli ju väga hea, et see oli põhiline. Tere kõigile ka minu poolt. Jõgeva linnal ei ole kunagi kahtlust olnudki, et sellest ühendomavalitsusest saab üks hea asi. Ja nagu maailm näitab, siis ei erine see Jõgeva piirkond ei muust Eestist ega ka ülejäänud maailmas, sest nii palju, kui ma olen jälginud maailmas toimuvat, siis alates Uus-Meremaast kuni Ameerikani kõik omavalitsused, suuremad ja väiksemad, kõik riigid otsivad seda tasakaalupunkti, seda keskpunkti, et mismoodi, mis vormil, mil viisil oleks siis kodanikul hea ja turvaline elada seal, kus nad tahavad elada, et saaks teha inimesed tööd, et oleks sõbrad ja oleks kultuurilised väärtused hoitud ja kaitstud. Ma usun, et sellest ühendomavalitsusest saab üks väga hea omavalitsus ja nagu siin juba eelpool öeldud, tööd on väga-väga palju veel ees, aga ega ükski leping ei taga veel seda, et missugune, kas saab olema hea või halb see asi, et kõik on kinni inimestes ja kui inimesed tahavad, siis sellest ka saab üks hea ja tugev omavalitsus tulevikuks. Jõgeva linnavolikogu poolt ma võin küll kinnitada, et nii palju, kui meil erinevaid fraktsioone, erinevaid arvamusi on olnud siin võib-olla läbirääkimiste käigus, siis täna meie volikogu on täie pühendumusega valmis pingutama selle nimel, et see järgnev aasta oleks töökas, oleks konstruktiivne ja et uus omavalitsus, kui on järgmised valimised ja uus volikogu kokku tuleb, et see saaks kenasti tööle hakatud. Nii et suur tänu kõigile, kes on selles protsessis osalenud ja jõudu kõigile, kes selles protsessis veel osalevad edaspidi ja ilusat vana aasta lõppu ka kõigile. Head inimesed, Palamuse valla poolt on mul teile seda öelda, et tegelikult me oleme tänasega siis fikseerinud ära ühe esimese etapi reformides, mis on vajalik läbi viia, et maaelu areneks ja ei jääks nii-öelda seisma arengumõttel. Et me oleme ühendanud 4 omavalitsust territoriaalselt. Ma arvan, et see on suur usalduskrediit tegelikult nii keskvalitsusele kui Riigikogule, et nad täidaksid selle reformi ka riigireformi sisuga. See on see, mida me ootame nüüd tegelikult kaugemalt kui meie vaatame. Et tänan kõiki, kes selles asjusprotsessis osalesid ja vastu pidasid. Ja veel kord kõigile head aasta lõppu ja loodame, et ka need suured tööd, mis meil öeldud, et on ees, need saavad niimoodi tehtud. Head pidulised. Et tegelikult me oleme ju aasta jooksul käinud omavalitsusjuhtidega koos otsimas paremaid ühinemispraktikaid üle Eesti. Oleme enda Torma vallaga käinud otsimas neid praktikaid. Ja mis nendest õppereisidest siis meile kasu oli? Tegelikult sellest läbirääkimiste protsessist me ühtegi head praktikaid ja kaasavõtta ei saanud. Ja see oli meile kõigile üks suur õppimise ja üksteise tundma õppimise aeg. Kuigi võib öelda jah, et kohati see mängu ilu sõi kergelt öeldes närvid seest, aga siin me täna oleme. Ja mille peale võib veel kindel olla on see, et me kõik siin läbirääkimiste lauas seisime oma inimeste eest. Nagu ma juba ütlesin, me kõik päris kindlasti õppisime üksteist paremini tundma ja päris kindlasti on raskem töö veel ees 2017. aastal. Aga mis oli 2016. aastal tore oli see, et Torma vallal oli sünnipäev.
ja selleks, et siis kõigile jääks Torma vallast väike mulje, palun siia kõigist läbirääkimiste ja nüüd juba ühinenud omavalitsuste esindajad ja Ülvi annab teile väikse kingituse. Alustame siis sealtpoolt Jõgeva linn, palun. Palamuse vald. Sai õige. Ja Jõgeva ja vald. Aitäh ja jõudu meile! Aga teie sündimisega juhtus nüüd niimoodi, et mul läks hästi. Ma sain tulla ainult ühe taldrikuga, enam ei pea 4 tooma. Ja nüüd nagu te ise olete kokku leppinud, otsustasite, et sööte ühe taldriku pealt, on. Panen siia keskele. Läbirääkimised hästi rasked olid, sest et kõik oma selle tüki juures, mis teil täna on, arutasite, kuidas te ei taha teisele midagi anda, kõike tahaks omal hoida. Sellepärast ma pakendasin kõik 4 tükki veel eraldi. Te veel saate nosida oma ette, kui tahate. Aga tegelikult, kui teete nad kõik siia kokku panete, juurde ei tule, aga need mõtted, mis teil ümber selle koos olles hästi palju. Need mõtted aitavad seda taldrikut kindlasti uuesti. Edu! Nii. Kuidas muudab uus Jõgeva vald Torma kandis kogukonna elu ja kodanikualgatust, kodaniku julgust, Torma vallavolikogu liige ja kodanikuaktivist Tuule Väid? Mina arvan, et meie peame nüüd eriti tublid olema, sest me oleme ikkagi natuke vähemuses ja siis tuleb rohkem kokku hoida, nii et õlad üksteise vastu ja tuleb seista kodukandi ja nii nagu ütlesid, et see selg peab ikka nii sirge olema, et sulle väiksematele liiga ei tehta, ei tule mängu see Suur Peeter ja Väike Peeter, vaid asi peaks ikkagi minema õigluse poole, paremuse poole, nii et ühinemise mõtet tuleks järgida. Kõik läheb paremaks. Torma vald on ka väga tugev kultuurikandja, kuidas see mõju hakkab avalduma tulevases Jõgeva vallas ja milliseid ideid tahaks Torma vald ammutada praegustelt naabritelt. Torma vallavalitsuse liige, Sadala külade seltsi juhatuse esimees ja Jõgeva maakonna rahvakultuuri spetsialist Pille Kutt. Jah, Torma valla kultuurilugu ja kultuuriline ajalugu on kindlasti seda väärt, et ühinenud uues Jõgeva vallas saaksid need hetked puudutatud. Kindlasti on meil hea meel, et meie naabrid, nii Palamuse, Jõgeva, linn ja vald on ka oma kultuurilugudega. Meid on alati ühendanud selline ühine tegemine, ühistöö, koostöö ja Torma valla pasunakoorilugu, Torma valla kirjanduslugu, Torma valla kaasaegsem näite ja laulutraditsioon, rahvatants, need kõik sobinduvad kindlasti meie ühinenud uude valda, uude omavalitsusse ja sellise ühise mõtlemise ja ühise arusaama järgi kindlasti me suudame rahvakultuuri hoida, kanda, vaadates tagasi oma juurte poole, hoides oma esivanemate pärandust ja sellise ühise laua, ühise mõtteviisi juures
kindlasti on meie tulevane tegevus selline toimekas, siduv, kaaskiskuv.